Tere, mina olen teatrikunstnik Karmo Mende. Olen õppinud 4 aastat ja lõpetanud Tartu kunstikooli dekoratsiooni eriala ja sealt edasi läinud õppima Tallinnasse teatrikunstnikuks ja olen viimased 20 aastat töötanud Soomes ja nüüd tasapisi teel tagasi Eestisse ja olen töötanud ka siin Vanemuise teatris, teinud 2 suurt muusikali, Hüljatud ja Nunnad hoos, nii et Tartu on minu jaoks tuttav linn. Eeva ja Kersti helistasid mulle ja tegid ettepaneku, et oleks selline väljakutse. Ja aprillikuus, kui ma vaatasin kalendrisse, siis tundus, et jah, tõesti detsembrikuus mul on aega ja miks ka mitte ja oma liidu koosolekule tehtud tutvustavas tekstis, nagu mainisingi, et näituseid on varemgi tehtud ja minu kandidatuur läks sellel üldkoosolekul läbi ja ütleme nii, et loomulikult oli uhke tunne, aga samas ka teadmatus, et mismoodi ma saan ettevalmistustööd teha, kui ma ei tea, missugused teosed on tulemas. No kohaloleku all ma eelkõige mõtlesingi seda, et see on nagu kohalolek siin ruumis on ju ja ka arvestatud, et siin ruumis on kohal ka teised inimesed ehk siis võimalikude dialoogide tekkimine nendes kunstiteoses, mis ei ole midagi uut, aga kuidagi, et see teos kõnetab mind, see teos kõnetab teist teost ja vastupidi, et ütleme niimoodi, et ja taju samamoodi, et see võib olla üks selline hetkesähvatus, see võib olla mingi sügavam, aga ikkagi see, et ma selle sama tööd vaadates nagu tajuksin seda ilma juurde seletamata, et millega siin küsimus on, milles küsimus on. Ma küsisin suhteliselt algmeetritel ligipääsu sellele tabelile, sest ma tahtsin, et ma ei saa kõiki neid sadu ettepanekuid koos, et ma võiksin nagu rahulikult hakata tutvuma nendega ja paar nädalat ennem tähtaja kukkumist ma tegelikult juba esimest 100 tööd võib-olla nägin. Ja sealt hakkas nagu kooruma see, et vau, see töö ja siis hakkas ka see mingid asjad hakkasid nagu korduma ja leidus ühiseid elemente, et mis mind kõnetasid ja mis võiksid neid töid omavahel siduda. Ja siis, kui see tähtaeg oli kukkunud, ma ootasin muidugi, et mulle kesköösel kohe saadetakse materjali, aga ma sain selle järgmisel päeval ja sinna oli väga palju töid juurde tulnud, mis ainult nagu kinnitasid seda, et see algselt tehtud valik, mis ma olin juba kindlalt sisse valinud, see oli nagu põhjendatud ka nende uute pakkumiste juures, mis nagu hakkasid seda juttu edasi rääkima. Mind üllatas see, et digitaalset kunsti peaaegu ei esitatudki, et see oli suur üllatus, sest ma olin valmistunud selleks, et äkki tuleb hästi palju digitaalset asja. Mind üllatas see, et just väga paljud tööd tegid mind rõõmsaks, on ju siiras rõõm, mis nende tööde vaatamisel tekkis ja kui mõelda selles, et enamus on siiski maalikunst siin, skulptuuri tuli ja kõik ei osutunud valituks siia erinevatel põhjustel, aga ja et graafika pool oli väga väike, et võib-olla see, et oleks oodanud võib-olla võrdsemat jaotust nende erinevate kunstistiilide vahel. No see ongi see, et kas mu pilk peatub sellel tööl, et kas ma tahan seda vaadata uuesti ja uuesti või ma kõnnin sellest tööst mööda või ei märka, kuigi alati näitusele tasub tulla mitu korda, sest isegi panen tähele, et suurtel näitustel on teoseid, mida märkad alles järgmisel korral, et nad olid seal, kui mõni teos viib sul suure tähelepanu, aga selle poole aasta jooksul olen ma väga paljudes näitustes käinud just vaatamas selle pilguga, et kuidas on üles pandud ja proovinud õppida sellest midagi. Vaatajale ma soovitan nagu suhtuda sellesse näitusesse niimoodi, et kõik need 3 saali
on võrdsed. Minu isiklikud lemmikud on kõikides saalides. See ei ole nii, et ma oleksin ühes saalis teinud tähtsama. Ja ma arvan, et laske ennast üllatada. Vaadake vasakule ja paremale ja selja taha ja mõelge, mis on see põhjus, miks need tööd selle koha peal on. Et siin kujunduses on kasutatud, ma mõtlesin, kuidas ma formuleerin seda, et siin on kasutatud tippe, mis võib-olla suunavad kuhugi, võib-olla jagavad midagi, aga ma saavutasin selle dialoogi, piltide omavahelise dialoogi, et vaadake alati vastasseinale ka, mis seal vastu vaatab ja vaadake ka diagonaalis ja tulge siia rahulikult uuesti tagasi, kui ühest korrast ei piisa.